kord tere kõigepealt, et kes ma olen ja miks ma siin olen, natukene Anu ütles. Olen Eevi Vilgats, rehabilitatsioonimeeskonna juht 13 aastat, päris hirmus öelda. Kes ma veel olen? Olen olnud õpetaja, ei julge välja öelda, üle 20 aasta. Ehk väga lähedal koolile, väga lähedal haridusele. Et nüüd ise ma kuidagi aru ei saa, et mu vanus nii suur on, nagu te kokku saate arvutada, aga paraku ta nii on. Kuidas Kuusallu? Just nimelt nii, et selle pika kogemuse jooksul on mitmed Kuusallu lapsed jõudnud Tallinnasse rehabilitatsiooniteenusele Papaveri, siis 2 viisi pidi. Ühed on need puude taotlenud, tähendab diagnoositud, kliinilised uuringud läbi teinud, diagnoositud puude taotlenud, kellel on motiveeritud ja aktiivsed lapsevanemad, ja teised on siis need, kes lastekaitse on tänases mõistes siis suure abivajadusega lapsed, lastekaitse on hinnanud ja suunanud teenusele. Võib-olla siit küll ka vastus täpsemalt, et tänasel päeval ei ole rehabilitatsiooni pääsemiseks vaja rehabilitatsiooniplaani teha. See muutus toimub väga kiiresti, peaaegu ma julgen öelda poole aastaga jälle on teisepidi ja jälle on teisepidi. Aga vajaduse hindamine on sisse viidud praegu? Ei, lastel eraldi ei ole vajaduse hindamist ja tegelikult see piloot, millest Anu rääkis, see sinnapoole läheb, kuidas siis vähendada neid hindamisi, mis riigis on. Ja siis jah, teisepidi on täna võimalus lastekaitse spetsialistidel teha juhtumiplaan, täita määrus 66 lisa 1 ja nii on võimalus pääseda ka lasteaialastel, kui on erivajadus rehabilitatsiooniteenusele. Nüüd ma hüppasin praktiliselt sinna ettekande lõppu, et tegelikult mu algus emotsioon oli niisugune, et ma ütlen teile kõigile väga-väga suure tänu, et väga huvitav hommikupoolik oli ja tõsiselt tundsime, me oleme 3 Papaverist siin, kuidas kirglikult, entusiastlikult ja innovaatiliselt kõik need sõnad, mis siin ettekannetest on läbi käinud, kuidas need tegelikult reaalselt siin koolides, lasteaedades toimubki igapäevane töö. Suurepärane, et õpetajad tänases päevas suudavad nende suurte muutustega sammu pidada ja ikka veel õpetada, et ei ole laiali koolidest jooksnud. See on väga keeruline töö. Nii nagu ma armastan öelda, et minu meelest kõik inimesed tuleks eraettevõtlusest läbi lasta nii-öelda ehk tööle saata ja kõik peaksid olema korraks ka õpetajad, siis nad saavad aru, mis tähendab töö intensiivsus ja kuidas tööd peab tegema. Aga see nüüd selleks siis, et võib-olla Papaverist mõne sõnaga, et kes me tänaseks aastaks oleme. Jah, 12 aastat ja alustasime siis nende lastega, kes olid alaealiste komisjonis suunatud. Ja tänases mõistes siis suure abivajadusega lapsed ja puudega lastega alustasime tööd 4 aastat tagasi, täisealistega 3 aastat ja tööalast rehabilitatsiooni 1 aasta. Niisugune on see kogemus. Jätsin küsimata, mitu minutit aega on? No räägi. 3, 7 vist. Järgmisel ettekandjal on. Ei, sa ikka räägi. 10 räägi. Et kõik on nii väsinud ja raske see päev on, et nii ta on. Ja Papaver siis, mis ta on niisugune tore nõustamiskeskus, kus seda entusiasmi, kirge ja kasvamist on väga kiirelt olnud ja need väärtused ongi sügavuti ja kaugele minevad. Nendest võiks samamoodi rääkida väga pikalt ja põhjalikult. Ja me ei ole teinud kunagi tööd ega arendanud teenust kuidagi oma põõsa taga või oma mooni põõsa taga seal, vaid ikka koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga, et kuna on tegemist riigiteenusega, siis just nii peabki seda tööd tegema. Tänaseks oleme laienenud Haapsallu, samamoodi Haapsalust oli väga palju kliente ja pikk koostöö. Haapsalu linn oli väga selline motiveeritud, avatud, toetas igati meie teenuse laienemist sinna ja seal on ka väga head ruumid ja see ligipääsetavus ja kõik see. Nii, kes on meeskond? Meil on meeskonnas kõik spetsialistid olemas, mida rehabilitatsiooniteenus võimaldab. See tähendab 10 spetsialisti.
Tänaseks on, nagu näete, mitmeid erialasid on mitu. Alustasime väikese meeskonnaga, tänaseks ütlen, see on suur meeskond. Mis vahe see on, väike versus suur? Just seesama, millest siin varem oli ka juttu, et kui meil on üks psühholoog, üks sotsiaaltöötaja, siis tal ei ole seda meeskonda, tal ei ole seda oma eriala spetsialisti kõrval, kellega rääkida, kellega nõu pidada. Meil on välja kujunenud psühholoogide, sotsiaaltöötajate, eripedagoogide, loovterapeutide grupid, sellised alagrupid, kes siis omavahel kogunevad kord kuus, see peab olema, või on süsteemne töö, kus nad siis saavad supervisiooni läbi viia või siis oma töökorraldust ühtlustada täpselt need, mis on need vajaminevad punktid parasjagu. Samamoodi on tänaseks selles suures asutuses välja kujunenud ka süsteemne kovisioon ja kui kovisiooni õigesti läbi viia, ütlen ma tänasel päeval, siis ta on väga toetav just nimelt spetsialisti, koolitöötajad selles kontekstis, et siis on see õlg-õla tunne ja ta on teadlikult, ta ei ole niisugune, kus mul on elus ka kogemus, kus oli meeskonna supervisioon, kus osad kolleegid läksid nuttes ära, see ei ole see, kovisioon, supervisioon peab kogu tööd toetama, peab seda spetsialisti hoidma. Et hästi hea oli kuulda siin, et esimene on õpetaja, esimene on spetsialist, olgu ta tugispetsialist, olgu ta õpetaja, et kui see tööriist on terve, tugev, rõõmus, siis võib loota, et see töö on meil ka edasi viiv, on edukas. Ja siin on läbilõige klientidest ja suhtest. Sihtgrupist natukene rääkisin juba. Vaat see on nüüd slaid, kus mõne sõna ütleks rohkem, et kui me alustasime alaealiste komisjonis suunatud ehk siis suure abivajadusega lastest, siis oma magistritöö kaitsesin ma 2015 ja uurisin just nimelt Papaveri sihtgruppi. Ja seal ilmnes, et 7-80% nii-öelda nendest pahadest, kes koolist on välja tõrjutud, kes torkavad silma, nendest on psüühikahäirega, nad on siis autismispektri häirega või aktiivsustähelepanu häirega või depressiooni või mingi muu kaasuva diagnoosiga. Ja kui meil tulid puude lapsed teenusele või kui me alustasime teenuse osutamist neile, siis need olid need sihtgrupid väga lähedased. Alguses, kui me lõime meeskonna, siis oli minu esimene soov ja tingimus, et meeskonda peab kuuluma lastepsühhiaater, muidu me ei tule nii keerulise sihtgrupiga toime. Ja nii on ta tänase päevani, on 3 psühhiaatrit siis, ühega alustasime, vahepeal oli 2, tänaseks on 1, doktor Viivika Lauri siis täna meie meeskonnas. Kuna neid on nii vähe, neid lastepsühhiaatrid, siis kindlasti paljudele teada ja tuttav. Ja need tunnusjooned siis mõlemal sihtgrupil on üsna ühesugused. Ja kui me rääkisime suure abivajadusega lastest, siis kui nad teenusele jõudsid, mitterahuldav õppeedukus, mitterahuldav käitumine, politseitrahvid, et need olid need sümptomid, ütleksin nii. Need on väga selged ja konkreetsed mõõdikud, mille järgi me saame hinnata, kas see, mida me teeme, on ainult meie välja mõeldud ja mõistlik või selle järgi me saame hinnata, missugune see teenuse tulemus on. Kui laps ikkagi lõpuks jõuab üldse kooli, kui ta lõpuks jõuab ühest klassist teise ja kui õpetajad juba hindavad tema käitumist rahuldavaks, siis ilmselgelt see koostöö on kandnud vilja. Üsna palju julgen kohe öelda. Ja ühtepidi, nagu ma ütlesin, et see olukord on koolides väga raske, on lasteaedades väga raske. Miks ta niisugune on? Et riik tegi ühtepidi väga head otsused ja hea mõttega, et kaasame kõik tavakoolidesse, tavalasteaedadesse. Aga jättis ühe sammu vahele, jättis täpsemalt, põhjalikumalt koolitamata need õpetajad, jättis loomata just need füüsilised tingimused ehk need väikesed klassiruumid, mida üks või teine diagnoos kindlasti vajab. Et see on see väga keeruline olukord, millega me puutume kokku
kus lausaõpetajad ja lasteaednikud ütlevad, tead, Eevi, me ei oska nendega mitte midagi teha. Ja ainukene võimalus, isegi siin tänase päeva jooksul kolleeg saatis kirju ja püüdis lahendada olukordasid või pakkuda võimalusi, meie ei lahenda midagi, eks. Et kus on kriis koolis, nendest samadest kriisidest, millest me siin korduvalt oleme täna kuulanud, kus tekib lapse, pere ja õpetaja vahel kriis. Miks see tekib? Loomulikult õpetajal on vastutus väga suur, tal on klassis need, kes väga kiiresti edasi jõuavad ja tal on see erivajadusega laps klassis, kes teatud eritingimusi vajabki, aga ei ole koolides neid väikseid klassiruume, ei ole, kuidas õpetajatel ka piisavalt seda aega ja väljaõpet, kuidas toime tulla. Et on see olukord keeruline, on see mõtlemist vaja. Et sageli jah, tundub nii, et kui need pered meile jõuavad, et see on tulekahju kustutamine, aga et hakata märkama just nimelt seal varakult lasteaias, hakata märkama koolis ja teada, mis siis edasi teha, need oleks just võrdlusena need suitsuandurid siis, mida me saaksime eelnevalt kasutada, et need plahvatused ei toimuksid, tulekahjud ei toimuksid. Ja ma arvan, et väga hea ja suur võimalus võiks olla, seda arvan mina, kas see kõik nii võib minna ja läheb, näitavad järgmised aastad, et see väike kogukond, mis teil on, siis need spetsialistid on nii koolides kui seal samas tugikeskusesse koonduvad ja nad teavad lähedal sellele lapsele, sellele perele. Et see on see niisugune sünergia, mis saab tekkida ja koos toetada küll siis erinevate teenustega. Et kooli ja lasteaia tasand teeb oma tugispetsialistidega ühte tööd, aga siis edasi juba, kui me mõtleme sinna kolmnurga tippu, kui on see kompleksse teenuse vajadus, rehabilitatsiooniteenuse vajadus, siis on ka lähedal see. No praegu see on niisugune õudselt kirju ja Sigri-Migri slaid annab teada, et jah, see on keeruline. Ja ongi vaja nüüd vaadata, kuidas bürokraatiat vähemaks jätta, kuidas dokumenteerimist vähemaks jätta, nii, et see abivajav laps saaks ja jõuaks teenusele kiiremini, et vanem saaks ka aru, mis pabereid ta kuhu viib, esitab, kõike ta käest nõutakse kogu aeg, et ilmselgelt on seda liiga palju. Ja tänaseks päevaks on Rajaleidja öelnud, et ta on valmis tulema Kuusallu seda pilooti tegema, mis oli Papaveri jaoks veel niisugune, julgen öelda kohe, niisugune võti või võlusõna, et Kuusalu perearst oli samamoodi nõus piloodis osalema. See võiks olla väga huvitav projekt. Et kui me räägime, et me juhtumi korralduslikult Papaveris töötame ja kompleksselt ja süsteemiteooriale tuginedes, me kõik õppinud inimesed oleme neid sõnu kuulnud, teame teooriaid, siis kas see ka nii on? See on nüüd omaette küsimuseks. Me arvame, et me teeme nii, jah, see on niimoodi. Aga väga hea meeskond selle poolest ka, et teine hea kolleeg Angela tegi oma magistritöö ja intervjueeris kliente ja nende vanemaid. Ja kui murdeealised lapsed ütlesid, tegid oma kokkuvõtteid, ütlesid, et jaa, see on väga hea, kui on olemas Papaveri meeskond ja kui on need vahehindamised ja kui on ümarlauad, kus erinevad osapooled on olemas, kus on kool olemas, lastekaitse ja Papaver, siis me saame kokku leppida, mismoodi üks või teine osapool käitub, kuidas see olukord võiks muutuda. Ma olen samamoodi väga kindlalt seda meelt, et kõik olukorrad on võimalik ära lahendada. Iga meie riigi kodanik, iga meie laps peab saama hariduse. Nüüd on täiskasvanute peades võimalus leida neid lahendusi. Aga kuidas seda teha nii, et me oleme ise selle juures rõõmsad ja tahame tööle minna, see on päris keeruline küsimus. Siin natukene nüüd nendest tulemustest ja mõõtmisest, mida ma tegin ja uurisin siis 2013-14 kliendi baasil. Et tundub nagu, et mis siis toimub, kuidas nii suur muutus saab olla, kollased tulbad näitavad, kui nad teenusele jõudsid ja roheline tulp siis, kuidas nad lõppesid. Aga täpselt nagu ma rääkisin, nii see ongi, et kõik need erinevad viisid ja sekkumised tõesti toimivad.
ja mis siis just nimelt Angela magistritööst, mida need noored ise siis ja pered välja tõid, et neid kuulati, kohe ei pakutud seda tegevuskava välja, nende mõtetega arvestati. See oli toetav, positiivne. Ja just, et on üks juhtumi korraldaja Vapaveres, kes siis alati nii-öelda, kelle uks on lahti, kes vastab meilidele, kes suhtleb telefonis, et on üks kindel inimene, kelle poole saab oma murega pöörduda. Ja kui lapsed ja vanemad ütlevad seda, et nii on, siis me usume ise ka lõpuks, et need teooriad töötavad ja et me niimoodi tööd teeme. Nad tõid ise välja, et takistas siis terviseolukord, väikene motivatsioon, ühiskonna hoiakud, sildistab suhtumine. Ja niisugune lause jääb või kõlab meeles, et kui üks noor kirjutas, jah, ma tean, ma ei ole ka tänaseks kooli jõudnud, aga see on väga normaalne, sellepärast, et mu terviseolukord on nii vilets, et ma ei saa veel, aga ma tean, et ma juba järgmisel õppeaastal jõuan. Et kui noore inimese terviseteadlikkus on sealmaal, et ta tunnistab ise, et tema vaimne tervis on sellises seisus, et ta ei suuda lihtsalt kooli minna, siis see on väga suur samm astutud. Küll sageli me puutume kokku selliste seisukohtadega, et me siis osutame teenust või rehabilitatsiooniteenus on üldse üleriigiline, aga meil on raadius Tallinnast, ütleme 100 kilomeetrit on maksimum, siis nii Rakverest kui Haapsalust on kliente ja Rakla poole ka. Ja siis, jah, see mõte läks praegu nüüd minema. Terviseseisund on nii keeruline, et ma ei... Ta ei jõua kooli. Jah, et ta ei jõua kooli, et see on väga normaalne. Ja see on juba väga suur tase, aga väga sagedasti me puutume kokku sellega, et küll koolist tuleb küsimus, et ta on juba 2 kuud Vapaveres käinud, miks ta juba kooli ei jõua? Või lastekaitse ütleb, et mida te olete teinud, miks olukord ei ole muutunud. Et kui me räägime vaimsest tervisest ja Vapaver on oma teenuse osutamisel spetsialiste fokuseerinud ja väljaõpet saanud just nimelt psüühikahäirega klientidele, et siis see on väga pikk muutus. Keskmiselt on kliendid teenusel 2 aastat, mõned ka 5 ja 6 aastat. Ja need on siis nende noorte ettepanekud, nagu ma rääkisin, et see võrgustikutöö, see on jälle väga kulunud sõna, aga mida see sisuliselt tähendab, kuidas võrgustikutööd teha. See on, võrgustikuteraapia on täiesti olemas, selline mõiste. Ja kui teha võrgustikutööd teadlikult, siis ongi ta väga tõhus. Uskumatud pöörded toimuvad nii lapsevanemates kui formaalses võrgustikus, sest laps on koolis ja lasteaias just nimelt selle 1/3 päevast ja 2/3 ta magab ja 3/3 ta liigub ühest kohast teise, tegeleb oma huviala ja oma harrastustega. Nii, siin on ka juba öeldud üht kui teist, et laienesime, aga mis on natukene kurb ka, et riigi tugi on üsna nõrk, kui nii võib öelda, ehk siis me 3 asutusega arendasime ise IT-lahenduse välja, ehk kus meil on siis kõik tegevused nii nagu nõutud on selles bürokraatlikus maailmas kaardistatud ja mis toetab meie teenuse osutamist. Väga oluline on, et see teenuse osutamine on süsteemne, ta on planeeritud läbi aasta ja et neid rahasid kasutatakse optimaalselt, et selle eest seisabki meeskonnas hea meil juhtumikorraldaja. Juhtumikorraldaja teeb nii meeskonna sisest koostööd, kui suhtleb ka väljapoole siis teiste formaalsete võrgustikega. Tänaseks on meil arenenud koolituskeskus, toimuvad vanemate grupid, töötoad ja supervisioonid. Läks üle, palun vabandust.